Nii, aga tere hommikust siis kõikidele ja mina siis olen Signe ja olen tegelikult siis täna teid inspireerimas ja innustamas enesejuhtimise teemadel ja kõik, kes nüüd veel vähegi hiljem liitusid, siis minu palve ongi teile, et kirjutage oma mõtted chatti, mis on täna teie väljakutsed seoses enesejuhtimisega ja auhinnaks on siis olen iseenda bossi märkmik kõikide vastajate vahel. Nii et olge julgeid mõtteid avaldama. Aga ma usun, et ma näen täna siin väga palju tuttavaid nägusid, rõõm kohtuda, aga kes mind ei tea, siis nii palju, siis mina tõesti olen igapäevaselt ettevõtja kingades ja olen ühelt poolt nagu seotud tööandja brändi, persooni brändi enesejuhtimisega. Väga pikalt töötanud Eesti kõrgharidusmaastikul ja juhtinud projekte, teinud tunniplaane, kommunikatsiooni, koolitanud, mida kõike sellesse perioodi mahub. Aga ühel päeval tundsin, et see haridusmaastik liigub minu jaoks natuke aeglaselt ja selles mõttes liikusin edasi ise oma ettevõtja teekonnale, nii et olen täna siis ühelt poolt olnud väga peaaegu 4 aastat ettevõtja kingades ja olen täna väga-väga rahul oma tegemistega. Ehk võiks öelda siis ühelt poolt ma loon väärtust ettevõtte meeskondadele, juhtidele ja just selle põhimõttega, et kuidas väga teadlikult ennast eristada nii meeskonna mõttes kui ka iseenda mõttes. Minu kontaktid on kenasti siin all ka näha, et selles mõttes saab kontakti võtta, kutsun väga selgelt mõtlema või vaatama minu blogis. Ma olen blogisse koondanud väga palju häid raamatute kokkuvõtteid, enesejuhtimise teemasid ja väga mitmed artiklid, mis on Äripäevas kirjutatud, on täna siis minu kodulehel avatud just täies mahus lugemises, aga Äripäevas tasulised. Aga liikudes siit edasi, siis minu põhimõtteliselt pakutavate teenuste hulka lähebki siis tööandja bränd, kuidas meeskonnaliikmeid kaasata saadikutena, kuidas siis juhtida ja meeskonnajuhtide persooni brändi arendada ja loomulikult enesejuhtimise teema on selline teema. Olen kirjutanud päris mitmeid artikleid, neid keegi siin tahab sisse tulla. Nii, nüüd katkes ära korraks. Panen kohe siis kenasti. Ehk et olen siis tõesti persooni brändi, tööandja brändi valdkonnas toimetamas ja olen täna seda veendumust väga selgelt, et me näeme ettevõtjatena, et võiks teha suuri kampaaniaid erinevates valdkondades, aga mis on kasutamata tegelikult see, kuidas oma meeskonna liikmeid käivitada või kaasata siis nagu saadikutena, turundajatena, nii et see on see põhimõte, mida ma väga selgelt rakendan. Viisin läbi ka sügisel Eesti persoonibrändi juhtide uuringu just selle eesmärgil aru saada, kuidas Eesti juhid täna persoonibrändi suhtuvad skeptiliselt, aga uuringust selgus, et tegelikult see loob väga selge konkurentsieelise, aga miks Eesti juhid ei tegele selle teemaga, sest ei nähta kohest kasu. Nii et kes täna ju meeskonnajuht on, siis mõelge, missugust kuvandit te täna kujundamas olete. Olen välja andnud kalendermärkmiku, olen iseenda boss ja selle eesmärgiga, et inimesed võtaksid väga selge enesearengu fookuse iseenda kätesse, et see ei oleks päeva järelejääva aja selline nagu olematu osa, vaid väga selge igapäevane planeeritud teadlik samm. Siis olen kirjutanud raamatu naistele julgust luua muutust, et naised võtaksid julgemalt ette oma soove, unistusi ja selle põhimõttega, et saada inspiratsiooni Eesti enda ägedalt naistelt. Tihtipeale me läheme seda inspiratsiooni hankima kuskilt väljapoolt, aga tegelikult on seda Eestis väga palju ja Eestis on väga palju ägedaid naisi, kellelt heas mõttes eeskuju võtta. Nii et kutsun seda raamatut uudistama. Minu kliendid, kellega ma täna igapäevaselt koostööd olen teinud, väga paljusid ägedaid ja viimane suurim projekt, mida ma siin vedasin, oli SEB Pangas tööandja saadikute teema. Lõime ägedat muutust, nii et sellised tegemised lühidalt.
Aga et liikuda nüüd selle teema juurde, siis tõesti me räägime tegelikult täna sinust, räägime sellest, kuidas sina saaksid olla iga päev parem enesejuht, olla enesekindel inimene, mõtleks selle kohta olla üks versioon parem iseendast ja kuidas me saaksime olla ka ühelt poolt eeskujuks, kellelegi on see minu põhimõte ja enesearengu põhimõte just. Ja kutsun sind küsima tänase sellise seminari käigus midagi väga unikaalset ega uut. Ma usun, et mitte on kosta kenasti, vaid kutsun mõtlema, et see raamistik, mida ma täna jagan, et kuidas sina saad sellest raamistikust õppida ja küsi enda käest ka, kuidas see võiks minu puhul toimida. Sest et ma näen täna inimesed väga palju käivad erinevatel koolitustel, seminaridel, aga justkui nagu mitte miskit ei juhtu. Ehk et öeldakse, et ma teadsin seda, ma olen sellest kuulnud, aga ma ei ole seesugune inimene. Kuidas sa tead, et sa pole seesugune inimene, on minu küsimus, eks ole. Nii et võta endal aega ja küsi enda käest küsimus, et kuidas see raamistik, mida ma täna jagan, võiks olla sinu igapäevane tegevuste seas ja kuidas see võiks sinu puhul töötada. Nii, liigun siit kohe edasi. Ehk et ühelt poolt meie sellised kogemused igapäevaselt, meie tasakaal sõltub meie emotsioonidest, mida me päeva jooksul kogeme ja me tihtipeale oleme nii palju autopiloodil, et isegi ei märka, missugune on meie emotsioon mingi kindla tegevuse juures. Ja ma tean, et me otsime inimestena eluaeg seda tasakaalu. Mina olen selle põhimõtte võtnud, et päris sellist unikaalset tasakaalu leida pole võimalik, vaid pigem on leida endale tegevuste juurde see hea emotsioon. Ja siis see on see, mis tegelikult aitab sul ühelt poolt ka rõõmu pakkuda ja pakub ka väljakutseid. Et see on see minu lähenemisviis selle kohta. Aga ma tahan jagada sulle veel ka seda põhimõtet, et kui sa mõtled täna nendele 4 inimesele, kellega ma siia slaidi peale olen pannud, siis nad kõik on ühelt poolt kasutanud sellist nagu ajalugu tegevate 4 inimeste sellist nagu 4 põhimõtet. Number 1 on see, et nad on ära kasutanud maksimaalselt oma sellise IQ ehk et nende sellise potentsiaali. Nad on likvideerinud oma päevakavast erinevad harjumused või häirijad, maksimaalselt rõhku pannud isiklikule meisterlikkusele ja on võtnud fookuseks päevade disainimise. Nii et see on see mõttekoht, mida sina võib-olla saaksid ka rakendada, ehk et kuidas need 4 põhimõtet oma ellu nagu väga teadlikult disainida. Sest et üks kuldmedal ei tule mitte kunagi lihtsalt niisama ilma fookuseta, ilma eesmärgita, vaid see on väga selge teadlik töö, väga selge päevade disainimine. Nii. Siis mina olen väga palju oma sellist informatsiooni täna ka ühelt poolt kogunud kokku ja studeerinud just läbi John Maxwelli. Ma olen väga suur John Maxwelli raamatute austaja ja siin toob John Maxwell välja 8 põhimõtet, miks inimesed midagi tehtud ei saa. Ja kui te neid vaatate, siin ma lugema, et ei hakka, siis te saate ise aru ka, et mis on võib-olla sinu enda selline suurim väljakutse sellise enesearengu teema koha pealt. Nii et mõtle, ma ise vaatasin just, et ma langesin taaskord ühe eesmärgi tegemise juures sellesse perfektsuse lõksu, ehk et ma tahtsin teha asja väga täiuslikult ja tegin seda, ootasin seda täiuslikku hetke või perfektsuse viisi peaaegu aasta otsa. Täna tekkis arusaam, et aitab küll, teen ära täpselt nii, nagu ma ise seda oskan teha, eks ole. Nii et mõtle, mis on täna sinu see kasvamise lõks, kuhu sina oled kinni jäänud. Kas sa otsid õiget aega, kas sa otsid õiget inimest, õiget inspiratsiooni või seda õiget päeva, millal siis trenni alustada, eks ole. Nii, selleks, et üldse saaks liikuda enesejuhtimisega edasi, peaks alustama sellisest klassikalisest eluratta kaardistamisest. Et ma võin selle töölehe pärast ka teile meiliga saata, aga ma kutsun seda töölehte välja printima ja reaalselt ka värvima ja joonistama, et mis on täna teie see hetke olukorda, kus te igapäevaselt üldse asetsete. Kas see ratas liigub kenasti võrdselt, on liikumises või see tegelikult lonkab kuidagi moodi. Ja kui see check-in on tehtud, see värvimine on tehtud, siis sealt on väga hea edasi liikuda, panna paika oma eesmärgid, paika panna oma sellised põhimõtted, kuidas edasi üldse liikuda. Nii et selline klassikaline lasteaia joonistamise töö, aga mina ütleks selle kohta, et praegu see koroona on, siis on seda eriti hea teha, nii et võtke see fookus.
Ja ma olen põhimõtteliselt tänase sellise ettekande tegelikult lahendanud kahtepidi, et ma kutsun sind mõtlema, et sa oled ühelt poolt kui selline unikaalne olevus ja ma ise olen tohutult suur spordifänn, eluaeg spordiga seotud olnud ja mõtlen, et me ühelt poolt oleme inimestena sellised nagu olevused, kus me tahame saavutada alati mingisuguseid eesmärke ehk me tahame olla efektiivsed. Ja siis teine pool on see, et mis me viimasel ajal kuidagi kipume ära unustama, on see, et kuidas siis panna endale paika need taastumise sellised nagu raskused, millega siis olla ühelt poolt efektiivne. Ehk efektiivne tegutsemine nõuab väga teadlikku, tarka taastumist. Ja ma jagan sulle põhimõtteliselt nüüd praegu välja 5 efektiivsuse raskust ja 5 taastumise raskust. Nii et me tahame olla tasakaalus, siis me peame olema ühelt poolt ka efektiivsed ja sama palju leidma ja paika panema neid tegevusi, mis aitavad sul olla ka väga selges taastumise funktsioonis. Ehk et see tasakaalu koht tuleb mängu. Nii et minu esimesed 5 efektiivsuse sellist raskust, mida võiks enesejuhtimise koha pealt kodus kindlasti praegu nagu väga selgelt rakendada. Ja minu esimene märksõna ei tule üldse kuidagi nagu üllatusena, ma arvan, see on selline tavapärane asi, aga ehk et mina ütleks selle kohta, et elu ilma eesmärkideta on lihtsalt liiga igav. Ja ma tean, et on inimesi, kes ütlevad, et mul ei ole eesmärki, eesmärgid pole minu jaoks, ma pole eesmärgi inimene, siis mina ütleks selle kohta, kui sul pole eesmärke, siis on väga keeruline nautida ühelt poolt ka täisväärtuslikku elu, sest et ma olen enam kui veendunud, et me inimestena tahame kõik paremat elu elada, aga parem elu tähendab paremat disainimist, paremat päevade planeerimist. Ja üldjuhul inimesed tegelikult teevad täna nii, et nad hakkavad paika panema suuri eesmärke, võetakse terve aasta fookuseks. Ja nüüd on väga hea näide sellest, kuidas see koroonaperiood on nii-öelda võtnud meile teistsuguse fookuse. Ehk et minu hea soovitus teile ongi see, kui teil on paika pandud üks suur eesmärk, siis võtta praegu see kriitiline selline lockdowni aeg on, võtta fookusesse ainult 1 kuu. Ja kui see nüüd see koroonaperiood ka läbi saab, siis ma soovitan rakendada väga selgelt 3 kuu formaati. Ehk et 100 päeva olla fookuses, siis on analüüsi koht ja siis on teine analüüsi koht uuesti 100 päevaks. Ehk et ühelt poolt, kui 3-kuuliste perioodidega liikuda oma suuremale eesmärgile lähemale. Ja praegu 1 kuu olla paika panna mingisugused pisikesed eesmärgid on maksimum, mida võiksite üldse teha, eks ole. Nii et, ja mida ma tahan veel öelda selle eesmärgi saavutamise juures, ma panin see endale kohe ka märksõnad kirja, et inimesed tahavad alati saavutada neid selliseid nagu käegotsutavaid eesmärke. Ja siis, kui see eesmärk ei täitu, siis tundub justkui, et ma panen natuke selle eesmärgi nagu madalamale, aga mina ütleks sellega, et selle eesmärgi seadmise eesmärk on ühelt poolt hoopis see, et me saavutame eesmärgi, ehk me suudame igapäevaselt olla justkui eesmärgipärane inimene, kes igapäevaselt, ütleme nagu pikemas perioodis suudab järjepidevalt iseennast motiveerida, inspireerida ja seada eesmärke. Et see on tegelikult selle eesmärgi saavutamise nagu eesmärgi seadmise eesmärk, olla ise pidevalt sellise nagu eesmärgi mindsetiga. Ja mina ütleks selle kohta, et kõik rahulolevad ja õnnelikud inimesed teavad täpselt, mida nad oma elult tahavad, mis on nende eesmärk ja nad teavad, kuidas nad seda iga päev rakendavad. Ehk et selles mõttes, kui te näete segaseid inimesi, mitte segaseid, vaid selliseid nagu sihitud inimesi, siis mina ütleks selle taga ongi eesmärgi puudus. Ja võiks öelda ka, et kui on segased eesmärgid, toovad segased tulemused, see on fakt. Nii et, ja teine aspekt on see, ehk praegu kindlasti mitte võtta endale väga suuri eesmärke, vaid pigem väikeste sammudega ja sealt edasi liikuda. Siis joonistasin siia ühe sellise mõnusa pildi, et kui me asume oma eesmärkidega teele, siis ühelt poolt tundub justkui selline mõnus lilleline ja päikseline kena sirge tee, aga reaalsus on tegelikult teistsugune. Nii et kivid, kännud, väiksed uberikud ja siis ongi see, et sind pannakse kogu aeg proovile, kui palju sa seda eesmärki tegelikult kinni tahad püüda.
et kas see oli mingisugune hetke emotsioon või see oli eesmärk kellegi teise pealt või sa mõtlesid, et keegi ühiskonnas teeb seda eesmärki, võtan endale ka. Ehk eesmärk peab olema seotud sinu tugeva miksiga, sinu tugeva kirega ja sinna, kuhu sa paned oma energia, sealt tuleb alati tulemus. See on fakt. Nii, ja mina olen väga suur 100 päeva eesmärkide fänn, nii et ma olen sellest lähtuvalt ka loonud uue kalendermärkmiku 100 päeva fookus. Täna sellel on ka erihind e-poes. Nii et kutsun sind väga selgelt liikuma number 1 praegu sellisel lockdowni perioodil maksimaalselt 1 kuu perioodiga. Kui see läbi saab, siis võtta 3 kuu fookus ehk 100 päeva fookus. Nii et see on see aspekt. Siis sinu teine raskus efektiivsuse kangi otsas on see, et sa kaardistad väga selgelt ära, milles koosneb sinu ideaalne nädal ja ideaalne päev. Kui sa oled paika pannud selle lahti kirjutanud, ma kutsun ka just, et lahti kirjutama, siis tegelikult on väga lihtne sellest põhimõttest lähtuda. Kui sa ei tea, millest koosneb sinu ideaalne päev, siis on väga keeruline seda ka ühelt poolt rakendada. Ideaalne päev kui ka ideaalne nädal, eks ole. Ehk kui tõesti ühel päeval on sinu elu nii ideaalne, siis mis on need tegevused, mis sinu päevas ja nädalas kindlasti olema peaksid? Nii et mina ütlen alati selle kohta, et kui me ei suuda päevi väga teadlikult disainida, siis pole rohkem mõtet üldse suuremates eesmärkides edasi liikudagi. Nii et palju olulisem on see, mis me teeme iga päev, iga nädal, kui see, mida me teeme aeg-ajalt. See on see minu põhimõte. Ja teine selline aspekt 2-kilose raskuse juures on see, et alusta päeva või nädalat alati fookusküsimusega. Mis on selle päeva või nädala prioriteet? Ja see on vahel väga raske küsimus mulle endale ka, aga minu põhimõte on see, et päeva või nädala fookust tuleb sellele, mis aitab mul kõige lähemale viia sellele kõige suuremale eesmärgile. Ja mõni päev mul ongi pandud täitsa seesugune, et see on selline tegemata asjade päev, näiteks reede mul päev iseenda jaoks paika pandud, ma ei tee siis üldiselt suuri tööasju. Siis mul on paika pandud, et teisipäev on totaalne süvenemise päev, et ma ei võta päeval isegi telefoni vastu, ei vaata sotsiaalmeediat, vaid see on väga selgelt mõeldud. Üks päev on minu süvenemise päev nii-öelda. Kuidas keegi teeb seda, eks ole. Nii et vaata selle kohta ka blogis postitus, päris palju on tausta informatsiooni, nii et loe juurde. Siis mis on minu jaoks veel hästi tähtsat väärtust loonud on see, kui me ühelt poolt paneme paika nädalaplaanid, nädalategevused ja päevategevused, siis kindlasti tuleb võtta aega korraks ka selleks, et teha kokkuvõtte, kas see päeval istud korraks päeva lõpuks maha, mis läks hästi, mille üle sa päriselt õnnelik oled, eks ole. Nii et see on see aspekt, mis toob sulle sellist märkamist ja täpselt nii võiks teha kindlasti ka nädala kokkuvõtte kohta ja kuu kokkuvõtte. Sest et John Maxwell ütleb, et miks inimesed oma eesmärke ei saavuta? Sellepärast, et me ei võta aega üldse analüüsimiseks. Uus eesmärk, uus kuu jälle pannakse liikuma, aga kuhu? Täiesti sihitult. Ehk me oleme tihtipeale kui sihitul autopiloodil, mitte väga teadlikul autopiloodil, vaid sihitul autopiloodil, vaid me oleme ka kohakoti tegevussõltuvuses, eks ole. Nii et see on see aspekt. Ja kolmas raskus efektiivsuse kangi otsas on see, et me oleme inimestena seotud harjumustega. Hommikul ärkame üles, peseme hambad, kes läheb hommikul jooksma ja kogu aeg on harjumused koos meiega. Ja halb harjumus ei lähe iseenesest ära. See on see, mida sa oled nõus muutma ja minu järgmine küsimus ongi siit see, et pane kirja, mis on need harjumused sinu igapäevase tegevuste juures. Ja kas sa oled märkanud ka, et kas sul on mõni halb harjumus näiteks, et pane see ka kirja, ehk et see kõiki asju saab muuta siis, kui me oleme selle kaardistanud. Nii et ja teine aspekt on see, et milliseid harjumusi soovid sa arendada iseenda tegemiste juures. Et minul on alati see põhimõte, et üks harjumus peaks olema seotud minu enda isikliku tegemistega ja teine harjumus, mis loob minu professionaalses valdkonnas väärtust juurde. Sest ükski areng, ükski edu, ükski tegevus ei juhtu niisama ja mulle ikka öeldakse, et Signe, et mis sul veab, et sa oled selline pühendunud ja enesekindel ja distsiplineeritud aga see on täpselt selline nagu muskel, nagu siin sportimisega kasvab, et see on võtnud aega, ma olen teinud selle nimel tööd, sest ma olen tahtnud muutuda ja mina ütleks selle kohta, et see on äge olnud, nii et pane kirja, kaardistama harjumused.
ja kes on podcasti kuulaja, siis käisin just siin 6 aega tagasi ka Be Firstis Portlandi podcastis. Rääkisime koos Jaan Aruga siis harjumuste teemal. Jaan Aru rääkis siis, kuidas aju selles mõttes töötab. Mina rääkisin siis väga praktilises mõttes. Nii et kokku sai üks väga-väga hea saade. Kutsun seda julgelt kuulama. Seal oli väga palju häid mõtteid, mida kindlasti rakendada. Siis 4. punkt sinu efektiivsuse kangi otsas on championid teine. Ehk et on see, et me ei vaja igasugust informatsiooni. Et kutsu mõtlema, et missugune täna on see ajaraamistik või limiit täna on see, mida võiksid oma tegemistest üle parda visata. Ehk et täpselt see aspekt, et mis on see informatsioon, mis sind päriselt edasi ei aita. Et kui vaata, kui palju sa oled sellel sihitul sellisel nagu tegevussõltuvusel, scrollid Delfit, mingid muud asja teed. Ehk et kaardistaja, kutsun lugema seda Cole Newporti raamatut Hard Work. See räägib süvenemise plokkidest, ehk et ma tahaks selle kohta öelda, et enesejuhtimine võrdub väga teadlikult minapildi häkkimine ja selleks, et olla edukas, on vaja süveneda. Ja selles raamatus räägitakse väga hästi lahti, mis on need süvenemise plokid, kuidas seda arendada, mida vältida. Nii et kutsu mõtlema ka, kuidas sellest sotsiaalmeediast natuke kõrvale astuda ja minul on see põhimõte, et minul ei ole telefonisse pandud ühtegi notification'it. Ehk et kui mulle tuleb mingisugune sõnum, siis ma ei näe seda, vaid ma juhin seda protsessi ise. Ma vaatan hommikul, vaatan lõuna ajal, vahel õhtul, eks ole, aga ma ise juhin oma sotsiaalmeedia sellist nagu tarbimist, et ükski ping-pong ei juhi mind, vaid ma vaatan seda siis, kui ma ise tahan seda. Ja ma tean ka, et on juba inimesi, kes kasutavad praegu helistamist, et ei saa mind nii kätte. Nii et see on see võimalus, kuidas sa saad ise enda sellist mõtteviisi väga selgelt juhtida. Ja minu 5. punkt selle efektiivsuse raskuse koha pealt on see, et sa paned paika oma eesmärgid, oma tegemised, oma harjumused ja väga selgelt joonistad lahti ka, mis on sinu edu selles aspektis. Kuidas näeb välja selle eesmärgi puhul nagu sinu enda defineeritud edu? Me tahame tihtipeale võtta mingisuguseid väliseid edusid ja märkamisi, et näed, et keegi on ilusam ja peenem ja ma ei tea, edukam ja rikkam, mis iganes, eks ole, siis kaardista iseenda edu printsiip. Kuidas see välja näeb? Ja see on palju lihtsam, sul ei ole sellist kriitilist mõtlemist seal juures, sul ei ole valesid ootusid, sa ei pea kellelegi nagu ühelt poolt ka näitama või aru andma, et see on, et kas sa õnnestusid või sa ebaõnnestusid, mis iganes nii-öelda. Ehk et mina ütlen selle kohta alati, et edu taga on parasports, distsipliini, süsteemsust ja järjepidevust ja aeg-ajalt, kui me tahame mingis kategoorias olla edukad, siis mina alati ütlen ka nagu, et ohverdama peaks, ohverdamine pole võib-olla väga hea sõna. Aga te saate aru, et ma mõtlen seda, et sa lükkad selleks perioodiks nagu muud tegevused üle parda. Et kui ma mõtlen, et kui ma tegin seda, olen iseenda bossi märkmikku, siis ma sain ideest kuni tooteni 2 kuuga, siis kõik muud nüansid taastusid, eks ole. Nii. Siis ehk et isikliku edu võrrand, mulle väga meeldib see võrrand ja sa võite sellega täitsa julgelt maha kirjutada. Oma kire ühendamine talendiga, järel sobiva seltskonna leidmine ja tegutsemine viivad sind eduni. Väga lihtne võrrand ja selle juures on äärmiselt tähtis sinu enda eneseusk. Sest ma tean naisi ja tean ka mehi, kes panevad kirja oma eesmärgid, et ma tean, ma niikuinii ei usu, et ma selle saavutan. Ehk et mina võin ka täiesti ausalt ja avatult öelda, et ma olen väga palju tööd teinud iseenda uskumuste, piiravate uskumustega ja see on aitanud murda neid mõttemustreid peas, mis on tekkinud läbi keskkonna, läbi erinevate tegemiste. Nii et see on see mõttekoht. Ehk et sa oled ühelt poolt kui ennastjuhtiv inimene läbi selliste väga teadliku lähenemise viisi ja olla üks versioon parem iseendast ja ma alati kutsun ka nii mõtlema, et me tahame, et meie lapsed teeksid sporti, oleksid tublid, eeskujulikud aga me tihtipeale oleme nagu tublid sõnades, aga mitte tegudes. Ehk ma kutsun sind olema ise väga heaks eeskujuks ja olema just see muutus, mida sa tahad näha või sina oma meenas lapsevanemana, et see mängib väga suurt rolli ja efektiivne tegutsemine on väga selgelt tark taastumine
ja selle lähenemisviisi juurde sain mina ka alles siin mõni aasta tagasi, sellepärast et mulle kogu aeg tundus, et mul on nii äge töö ja mis ma siin ikka puhkan, et teen oma ägedaid asju. Aga teate, ma vist jätsin ühe vana mudeliga teile jagamata, ehk et kui sul on paras kogus negatiivset stressi või sul on see positiivne stress, kus sa oled dopamiini kogu aeg taga, et edu ja sihuke nagu mõnus olla ja ärevus ja äge on, siis lõpuks need nii negatiivne stress kui ka see positiivne dopamiini stress viivad sind lõpuks ühte kohta läbipõlemise juurde. Nii et ma jagan sulle nüüd kätte siit sellise 5 raskust, ehk kui sa tahad olla väga hea enesejuht, väga hea eesmärgipärane inimene, siis sa pead panema oma kangile nüüd ka 5 kilo sellist taastumise põhimõtet, et olla efektiivne. Kui sinu nädalakavas sisalduvad ainult need tegevused, kus olla tubli ja rohkem saavutada ja olla eesmärgipärane, siis ma võin öelda sulle, et sa põled läbi. Ma olen seda kogenud. Nii et isegi siis, kui tundub, et kõik on väga äge, mulle väga meeldib see, mis ma teen, aga siiski mul on üks väga hea raamat, mida ma siin soovitan ka lugeda, on targalt taastumine ja siin on väga palju kõnekaid fakte, mis aitavad teadlikult puhata. Ehk et sinu esimene raskus targalt taastumise kangi otsas on see, et sa paned nädalaplaani ja päevakavasse kirja, mis päevadel teed sa sporti, käid virtuaalselt kontserdil, käid, ma ei tea, jalutamas, mis iganes, et see peab olema nädalakavas kirjas. Ja minul oli varem ka see nii, et ma jätsin selle kuidagi, et vaatame, kuidas nädal kulgeb, teen siis sporti, või lähen sinna sõbraga Hannaga kohvikusse, kui aega satub. Aga ei, ma olen lõpetanud selle, sellepärast, et ma tahan olla iseenda boss ja selle põhimõttega, et ma disainin iseenda oma elu ja väga teadlik restardi, nagu reloadi loomine oma päevakavasse aitab mul tegelikult olla oma töömaailmas efektiivne. Nii et pane kirja oma tööriistakohvrisse, mis on need tegevused, mis aitavad sul taastuda, targalt mis pakuvad sulle rõõmu, mis pakuvad sulle naudingut, mis pakuvad sulle väga selget sellist nagu teistsugust loovust juurde. Ja minu esimene mõttega veel siit on juurde see, et praegu see koroonaperiood, siis ma kutsun üldse inimesi võib-olla vähem mõtlema, kuidas olla nagu väga tubli ja väga eespüüdlik, vaid mõtlema, kuidas olla paremini kontaktis iseendaga. Ehk et võtta korraks selline, minu põhimõte on võtta päevas kas või 10 minutit, et sa ei vaata telefoni, et sa lihtsalt istud ja mõtled, et kuidas ma ennast tunnen, mida ma päriselt tahan, mis mulle praegu rõõmu pakub, ehk sa oled päris kontaktis selle iseenda minapildiga. Et see on mulle ka väljakutse olnud ja ma tean, et see on inimestele tihtipeale väljakutse. Ja mina võiks öelda, et minu selle viimase aasta suurim õppimiskoht ongi see, et ma olen õppinud mediteerimist, ma olen õppinud molutamist ja molutamist ka siis, kui sa tunned, et sa kodus tegelikult on tolmurullid, mis siis, sa koristad need siis ära, kui sul on tuju ja tahtmine, sellepärast, et ükski elu ei jää elamata, et sul on kodus mõni tolmurull on. Nii et võtta aega endale päriselt iseenda kontaktis olemiseks. See on esimene kõige tähtsam aspekt. Kui sa ei tea, mis sa päriselt tahad ja kuidas su emotsioon on, siis me olemegi sellise tegevussõltuvuse peal kogu aeg. Ja see ongi minu teine mõttekoht selle juures, et me kogu aeg tahame nagu justkui teha. Ja ma räägin ka iseendast, et me tahame olla nagu tublid ja ikkagi seda raamatut, seda podcasti ja olla seal Zoomi seminaril ja seal Zoomi seminaril ehk välgime seda tegevussõltuvust. Pane paika see üks eesmärk, see üks väga selge fookuskoht ja keskendu sellele. Sa ei pea olema kogu aeg kui viieline poiss või tüdruk, kes teeb kõiki asju maksimaalselt ja see, et sa räägid kogu aeg, et sul on kiire ja kiire, ei vii lõpuks sind selle juurde, kuhu sa tegelikult tahad. Sest mina ütlen ausalt, et ma olen jätnud väga paljudele oma tuttavatele erinevaid võimalusi pakkumast, sest nad kogu aeg räägivad, kui kiire neil on. Aga ma ei tea, millega nad tegelevad, vaid kogu aeg on see kommunikatsioon, et mul on nii kiire, aga pigem võiks rääkida, mis projektiga te olete seotud, kuidas te seda teete ja mis on selle juures põnevus, mis teile endale meeldib. Nii et olge oma kommunikatsioonis täpselt, sellepärast läbi selle tekib väga selge persooni bränd. Nii, lasin mõned inimesed tuppa.
Siis paar mõtet veel, mida ma ise hästi rakendan sellise nagu kohaloleku aspektis ka. Et kui võtan tassi kohvi või teed, siis istun ja vaatan lihtsalt aknast välja ja proovin nagu olla kas 1 minuti hästi keskendunult nagu mindfulness. Siis teen sellised mikroõnne check-in'e, kirjutan paberi peale alati, et mis on tänase see õnnehetk ja mul on väga kihvt noor tütar, kes alati käib mu käest küsimas, et emps, ütle mulle üks asi, mille sa õnnelik oled või millele sa tänulik oled. Nii et küsige seda iseenda käest, küsige oma tuttavate sõprade käest, et mille üle sa oled täna väga tänulik või väga õnnelik. Ja kui vahel tekib tõesti see tunne, et tahaks nagu kuidagi muretseda või kõik on kuidagi nagu halvasti, siis mina olen teinud selle kokkuleppe, et ma võtan siis endale mingi 15 minutit, kus ma panen kirja kõik need teemad, mille üle ma natuke mures olen või mis vajavad lahendamist. Ja kui see on paberi peal kirjas, nad on teistsuguse fookusega, eks ole. Nii et ei muretse rohkem kui veerand tund ja siis on kõik. Et see on ühelt poolt ka selline väga hea harjutus, sellepärast, et kui me hakkame rohkem sellele fookust seadma, siis meie mõtted hakkavad hoopis ka fookust seadma. Ehk et mida ma tahtsin siit veel öelda, et tõesti, kui mõni asi ei lähe päris elus nii, nagu võiks minna, siis ka see põhimõte, et tõesti, et maksimaalselt võtta 5 kuni 15 minutit selle enesehaletsuse peale, et mis läks halvasti ja kuidas sa ennast tundsid. Ja siis, kui sa võtad selle nagu päeva või 2 sinna veel juurde, kriitiline, mis kõik iganes veel, siis tegelikult see hakkab sinu enesekindlust nagu kõvasti lõhkuma. Ehk et muretsemise veerand tund, maksimaalselt rohkem mitte. Siis sinu taastumise kangi otsas on teine raskus enesejuhtimine liikumise kaudu. Ja ma olen selle ka iseendaks avastanud üks paar aastat tagasi, ehk et varem oli nii, et kui tekkis mingisugune mõte või probleem või mingi artikkel vajas kirjutamist, ma istusin selle läpaka taga nii kaua, kui tekkis mõni hea mõte või mis iganes, siis praegu on see, et automaatselt arvutika on kinni, kohe jalutama ja tegelikult või jooksma, mis iganes ja läbi selle tekib väga palju häid mõtteid ja mul on nagu notes, kuhu ma siis panen oma asju kirja ja vahel on nii, et ma tulen jooksmast tagasi ja lihtsalt see on nii palju häid mõtteid nagu täis. Nii et raamat Tugev aju on, ma ütleks selle kohta lausa soovituslik, kohustuslik, sest siin on nii palju uuringute fakte, mis viitavad sellele, kuidas vaimset tervist hoida, kuidas stressi põletada, kuidas uusi mõtteid saada, kuidas endorfiine oma kehas panna tööle. Nii et, ja ma kutsun ka seda põhimõtet rakendama, et kui teil on mingisugune mammut koosolekute päev, kas mõnda koosolekut annab nii teha, et te lähete samal ajal näiteks jalutama, te panete klapid pähe ja teete oma koosoleku kõndides. Et mina kasutan väga palju, sest kui ma peaksin olema kogu aeg nagu arvutiga Zoomis, ma läheks hulluks päriselt ka. Ja mul oli siin eelmine nädal üks selline päev, mis oli täis hästi palju selliseid Zoomi kohtumisi ja koosolekuid ja mul oli mingi pisikene auk, mingisugune 15 minutit. Siis ma läksin, võtsin oma koera ja tegin siin nagu majade vahel mingisugune 2-3 ringi lihtsalt, et natuke värsket õhku saada ja see juba andis nii palju energiat. Ehk et see on väga selge viis, kuidas oma vaimu turgutada, aga tundub vahel, et õues on tegelikult nii külm ilm ja saab mingid nörtsid, ma ei hakka praegu minema, ma olen pärast poole. Aga kasuta seda enesejuhtimist liikumise kaudu ja minu lemmik hashtag on ka kõnnikoosolekud, et kes vähegi teeb neid kõnnikoosolekuid, kasutame, jagame seda mõtteviisi, nii et Steve Jobs tegi seda väga selgelt, Mark Zuckerberg kasutab seda, nii et see mõte. Siis motivatsioon, langus ja madal seis. Ma arvan, et me oleme kõik kohanud seda sellist madalseisu ja motivatsiooni, ma võin julgelt öelda ka, et mul on olnud ka siin mitu sellist etappi, kus tundub, et su äge töö pole üldse kuidagi põnev ja vaatad sellele kõigele ükskõiksusega otsa. Minu hea soovitus on see, et kui see hetk tuleb, eriti naistel ka läbi siin erinevate tsüklisuse, siis lubage endal seda olla. Ehk et olge väga heasoovlikud, kui on madal seis, tahate teki all olla, siis ei pea minema kuskil mängima mingisugust kangelannat, et ma suudan, ma saan hakkama, vaid see on ühelt poolt ka selline nagu enesekaastunne iseenda koha pealt. Ehk et kui su sõbral on tihtipeale nagu, kui su sõbral on näiteks mõni halb päev, siis kuidas sina temaga käitud? Ole võtta aega ja ole iseendaga. Aga kuidas me iseendaga käitume?
tahame olla alati sellised natuke nagu survestavad ja pungestavad, nii et kiida, tunnusta ennast ja mina ütleks selle kohta ka olla ühelt poolt ka nagu ilma maskita ja öelda, et teate, mul täna ongi nagu väga kehv päev või väga kehv periood, siis mina ütleks selle kohta, et see pole mingisuguse nagu nõrkuse näitamine, vaid see on ühelt poolt väga selge maski mahavõtmine ja olla autentselt inimene, sest et me kõik oleme haavatavad, aga me kõik ei julge seda välja öelda, välja näidata. Nii et mina ütleks selle kohta, et ole julge seda näitama, ole julge seda jagama, sest et keegi ei saa sulle ka ühelt poolt abi pakkuda, kui sa oled kuskil sellise nagu ideaalse maskiga. Nii et ja mina ütleks selle kohta, et kui sul see motivatsioonilangus on, siis sa pead oskama võtta sellest tööriista kohvrist neid tegevusi, mis aitavad sul laadida. Ehk see on see oskus oma tööriista kastist asju kasutada. Siis ma kutsun mõtlema ka selle peale, et kuidas nüüd läbi sellise nagu praeguse perioodi korraks vaadata üle oma väärtused. Ma tundsin ise ka, et ma ühelt poolt olen nagu tubli ja tegus ja teen asju, mis mulle meeldivad, aga mingi hetk tekkis see, et aga miks ja kuidas ja mis see siis nagu mulle annab. Ja ma võtsin uuesti lahti oma märkmiga, kirjutasin välja oma kolm väärtust, millele ma igapäevaselt keskendun ja kuidas need väärtused minu tegemistes väljenduvad ja kutsun sind ka mõtlema oma väärtuste peale. Ehk et seesama põhimõte, et mida Steve Jobs kõige ütleb, et kui sul on nagu tõesti jäänud elada mingisugune näiteks kuu aega, et mis on need tegevused ja mis on need väärtused, millele sa siis keskenduda. Nii et vahel on sellist nagu karmi check-in'i vaja, aga mina ütleks selle kohta praeguse sellise koroonaperioodil oma väärtuste lahti mõtestamine ja uuesti otsa vaatamine ja kas sa elad tegelikult oma väärtustega kooskõlas või need on ainult sellised julged statement'id. Nii et võtta see hetk ja minu teine selline või neljas, eks ole just ja neljas raskus selle taastumise koha pealt ongi see, et me vaatame kogu aeg mingisuguseid inspireerivaid ettekandeid, tee endale üks selline äge voice memo või kõne või mingisugune tsitaat iseenda nagu sellise nagu power kõne. Ehk milles oled sa väga hea, mis on sinu unikaalsus ja see on selline raske hetke põhimõtteliselt tööriist, mis aitab sul siis selle raskest hetkest heas mõttes nagu üle saada. Nii et pole vaja tihtipeale kellegi teise sellist kiidukõnet kuulata, vaid tee see endale ise ja kui sul on raske hetk, siis lase selle enda loe seda või kasuta seda väga teadlikult. Mina teen seda. Ja loomulikult see 5. punkt ehk et see jaapanlaste ikigai, et mis on siis see, mis sulle tegelikult nagu rõõmu pakub ja mis on sinu see elamise põhjus on ju. Nii et sellele teemale võiks ka korraks otsa vaadata ja mõelda, kuidas see täna sinu tegemistega seotud on. Ehk et kes ikigai mudelit ei tea, siis ongi täpselt see, et mida sa armastad, mida maailm vajab, mille eest sulle siis makstakse, mis on sinu nagu tugevused ja mida sa kõige paremini teha oskad. Ja sealt tekib see selline nagu rõõmu, kire aspekt ja vaata sellele ikigai kompassile korraks otsa, kaardista, joonista ja siit tekib ka väga palju sellist nagu uut väärtust juurde. Nii, ja siit mõned soovitused veel. Ehk minu sellist nagu 7 soovitust ongi selle kodukontori koha pealt ka. Et proovi võimalikult ühes nurgas olla oma tööde ja tegemistega. Et sa ei oleks nagu elutoas, et sa ei oleks nagu söögilaua taga, et see on ka see, mis praegu päris palju aitab sellist nagu oma nagu piire seada, sest öeldakse, et kodukontoris olles kui piirid kaovad. Ja mina tahaks öelda, et see remote work ehk et see kodukontori teema ja kaugtöö teema, et see tegelikult on tulnud selleks, et jääda ja minu küsimus ongi see, et kuidas nüüd teadlikult luua omale ise sellised head printsiibid ja põhimõtted, et see kodus töötamine pakuks sulle ka päris palju rahuldust, et see oleks ka efektiivne. Siis loomulikult loomale kodus töötamise rutiinid, et mina olen ka tõesti, nagu ma ütlesin ka, et ma olen väga suur oma tööfänn. Mul on väga palju arendusmõtteid, ma võiks vabalt teha 7 nädalas tööd, aga ikkagi siis, et mul on see põhimõte, et ma lõpetan päeva, siis mu laud on korras ehk et kui ma hommikul alustan, siis on kõik hea uus algus. Ja kutsun praegu ka kindlasti mõtlema, kuidas neid reaalseid eesmärke saavutada.
ma võin öelda, et mul on ka väga suured eesmärgid olnud, aga need on kõik sassi läinud koroona pärast, sellepärast, et elu on lihtsalt nii palju muutunud. Aga siiski, ehk et mis on need reaalsed eesmärgid, millega sina saaksid praegu tegutseda, mis aitaksid sul ka ühelt poolt tunda rõõmu ja olla mitte frustratsioonis, et see on see mõttekoht. Ja ma tahaks öelda ka, et soovitaks seda niisugust nagu miinimumprogrammi teha, et pigem rohkem fookus seada sellele kangi poolele, mis on taastumisega seotud, nende taastumisraskustega ja proovida mõelda, et kuidas töö aspektidest teha nagu miinimumprogrammi, sest praegune situatsioon on nii teistsugune, et ta juba loob selle teistsuguse pinnas, eks ole. Nii et need on need minu mõtted selle koha pealt ja mida ma tahtsin veel öelda oli see, et kui nüüd teha selliseid pikemaid koosolekuid, kõnesid oma sellise nagu kellegi hea kolleegi või kellega iganes, siis kutsun mõtlema selle peale, et kuidas seda kõne alustada sellise nagu hea, sellise mõnusa small talk'iga ja küsida inimeste käest, kuidas tal päriselt läheb. Ehk kõik kõned ei pea olema väga efektiivsed ja sellised produktiivsed ja lasta natuke nagu sellist nagu auru ka heas mõttes välja. Ja minu mõte on ka see, et kui sa täna pole nagu ettevõtja, siis aga proovi korraks mõelda selle olen iseenda bossi mõtteviisiga, et sa oled ühelt poolt kui ettevõtlik, sa juhid iseennast ja sa tead, mida saab veel ära teha, mida sa saaksid iseenda tegemiste juures arendada, et luua lisaväärtust oma meeskonnale, kus sa parasjagu täna toimetad ja kuidas sa saaksid nagu probleemidele teistsuguse nurga alt läheneda, sellepärast et väga lihtne on kiruda, olla kriitiline, vinguda, aga küsi alati endalt, mida mina saan ise teistmoodi ära teha, ehk et olla see aktiivne kaasamõtleja, konstruktiivne kriitika, alati lahenduskeskse mõtteviisiga. Nii et see on see mõtteviis meeskonnas ja minu hea üleskutse on ka see, mida ma siin Instagramis jagasin mingi hetk, et praegune periood on, kus me oleme rohkem kodus ja meil on võimalus rohkem võtta aega uute asjade õppimise peale. See ei pea olema midagi väga suurt, eks ole. Kas see pisikene uus kogemus, mina näiteks tegin eelmisel nädalal endale perele pannakotat, mida ma olin ammu tahtnud teha, kogu aeg oli kiire ja võtsin uue sellise kokkamise nagu harrastuse. Siis on mul plaanis teha siin mingeid muid asju, nii et pane endale märksõnad uus kogemus, õpi midagi uut, ehk see on aeg, kus teha teistsuguseid asju, sest sul on täna nagu võimalus kodus rohkem olla kui muidu. Nii et rakenda seda aega natuke teadlikumalt, värske õhk on absoluutselt tähtis, aga midagi, mis on sulle uus kogemus. Ja miks me inimestena tihtipeale ei võta väljakutseid vastu? Just sellepärast, et meil pole kogemusi ja me kardame otsustada, sest me ei tea, kas me hakkama saame. Et hangime endale uusi kogemusi ja uusi mõtteid. Ja minu hea mõte on ka siit see, et me oleme hästi tublid inimestena, kui me oleme nagu lepingu teinud allkirjastanud tööandjaga. Aga minu üleskutse on sulle see, et tee kokkuleppe ja allkirjasta leping iseendaga, et sa oled ennastjuhtiv inimene. Sa kasutad, sul on nagu õlgade peal nagu kang, kus on efektiivsuse raskused ja sul on väga selgelt paika pandud ka need taastumise raskused. Nii et ja vahel tukib tunne, et ma täna ei viitsi ja see on ka okei. Aga siiski ma kutsun olema väga teadlik enesejuht ja ennastjuhtiv inimene on see, kes oskab mulle eesmärke seada, kes oskab ennast madalseisust inspireerituna uuesti tõusta jalgadele ja on ka teistele inimestele eeskujuks. Nii et ja kui ma kirjutasin raamatut Julgust luua muutust ja kirjutasin peatükki aeg iseendale ja üldse selline nagu vaba aja nagu veetmise aspekte, siis ma töötasin läbi väga palju uuringuid ja uuringutega selgus see, et kõik need inimesed, kellel on see vaba aeg, see hobi väga selgelt paika pandud, siis nad on palju efektiivsemad kui oma töö tegemistes, kui need inimesed, kes on kogu aeg tööl 24/7 justkui teevad ületunde. Eriti kui sa oled praegu juht või meeskonnajuht, siis vaata kriitilise pilguga üle. Kes on sinu meeskonnas need, kes kogu aeg tööd teevad, kes kogu aeg on kuidagi moodi online'is, siis nad ei ole efektiivsemad. Kõik uuringud viitavad sellele, et nende väsimuse aste on tegelikult üsna kõrge, nende loovus pole üldse kõrge. Nii et vaata, kuidas sinu meeskonnaliikmed puhkavad ja kui palju nad teevad ületunde. Ja mida rohkem on sul tegemisi ja selliseid tähtsaid prioriteete, mis vajavad väga selget fookust, seda rohkem tuleb kompenseerida neid asju mõnusate rõõmu pakkuvate asjadega.
aga me tahame kogu aeg olla sellises nagu tohutus efektiivsuse mullis ja me unustame ära selle, et me peame ka leidma aega rõõmustamiseks ja nagu laadimiseks. Ja teine aspekt, millega mina ise olen ka hästi julgelt võin öelda, kimpus olnud on see, et me oleme väga kriitilised iseenda vastu. Ehk et kohe läheb, kui mingi eesmärk ei lähe paika, kui mingi eesmärk ei täitu, siis me oleme kriitilised, siis me ütleme, et me oleme läbikukkujad, eks ole. Ja ma olen enam kui veendunud, et me inimestena kõik kogeme neid mõtteid. Kas me kõik võime sellest rääkida, see on ise küsimus, ehk et see läbikukkumine tekib kohe sellest või ütleme, see nagu kriitika tekib sellest, kui mõni eesmärk ja mõni ootus ei lähe täpselt nii, nagu peaks. Aga ma soovitan väga märgata seda kriitikut või seda kuradit, kes istub su õla peal või vahel siin pea otsas, kuidas ta sinuga räägib. Nii et märka seda, märka neid mõtteid ja küsi alati selle kohta, et kas see mõte, mida ma praegu parasjagu mõtlesin peas, kas see peab tegelikkuses ka paika. Ja mina ütleks selle kohta, et igasugused digivahendid on ülitoredad. Üks äpp, teine äpp, kolmas mingisugune keskkond, aga kõik uuringud viitavad sellele, et inimesed, kes kirjutavad üles oma eesmärke, oma mõtteid, oma paberi peale koos kirjutusvahendiga, saavutavad need 42%, 45% rohkem. Ehk et see kirjutamine annab sulle juba energia, see annab selle fookuse sulle ja see on ühelt poolt kui tasuta tööriist. Ja kui mõte on praegu nagu pea on tühi ja tundub, et tahaks nagu teha midagi ägedat või tahaks ennast üldse aru saada, kus ma täna positsioneerin, siis mina kasutan väga palju hommikust journalingi. Ma olen sellest kirjutanud ka blogis. Nii et journaling on üks väga selge meetod, kuidas oma mõtteid ja oma tegevisi nagu läbi nagu filtreerida. Ja kas või see mõte hommikul, et pane kas või kirja, millele sa tänulik oled, mis täna pakub muret, mis on väljakutset, sa otsid mingi teemale väljakutset. Nii et alustada kirjutamist paberile ja kirjutusvahendiga, see on väga võimas tööriist. Ja me tahame tihtipeale eesmärkidega tööd tehes sellist nagu suurt muutust näha kohe, et astun täna teele, 6 aja pärast tahan olla peenike, tahan olla tark ja ilus ja väga multimiljonär. Aga siiski need igapäevased väiksed sammud, need pisikesed harjumused, mis me oleme endale sisse kodeerinud, need on need, mis mängivad nagu rolli ja välista see perfektsuse sündroom. Et ma ei saa ennem teele minna, kui ma olen perfektne, kui ma olen teinud seda väga hästi, sest ma võin julgelt öelda, et enamus asju jääb tegemata sellepärast, et me otsime seda perfektset viisi. Ja kui ma alustasin raamatu kirjutamist, siis ma sain väga palju inimestelt tagasisidet, et kuidas sa oskad, kes sa üldse selline oled, eks ole. Ehk et sulle tekib kohe mingisugused ka väga palju, kus asud mingi eesmärgiga tööle, väga palju kriitikanooli. Nii et võta vastu see kriitika, see tagasiside, aga ole kindel selles, mis su tegelik eesmärk on, mis sa ise tegelikult tahad. Ja igasugune selgus tekib alati tegutsemise käigus. Nii et tegutsemine viib alati sihile. Ja mina ütleks selle kohta, et enesejuhtimine on puhtalt minapildi häkkimine, katsetad, proovid, sellega tekib teadlikkus, sa saad paremini aru, kes sa isiksusena päriselt oled, kuidas sa töötad. Nii et selles mõttes see on teema, millesse võiks julgelt rohkem aega investeerida. Ja kui sa vaatad mõnda inimest täna oma tutvusringkonnas, on ikka kihvt, et teeb sporti ja on edukas või mis iganes, siis selle taga on alati väga suur ports teadlikku distsiplineeritud tööd. Et see pole tulnud mitte kellelgi nagu niisama, vaid lihtsalt inimesed on võtnud aega selleks ja pühendunud. Ja kui te küsite, et mida mulle on andnud töö minu minapildiga ja pidev eneseareng, siis selle valge pusa pealt näeb selle mõtteviisi väga selgelt ära. Ma olen aru saanud, et ükskõik, mis ma ette võtan, kuhu ma oma energia panen, siis tõesti kõik on võimalik. Nii palju, kui ma suudan oma uskumusi muuta, tööd teha selle mõttemustriga, mis mul siin peas on, siis nii see on. Ja eelmisel aastal, kui ma käisin Itaalias suusamaratoni sõitmas, siis oli lumetu talv, ma panin päevi enne suusamaratoni jalga suusad ja sõitsin siis 72 kilomeetrit klassikat. Ainuke viis, kuidas sai edasi liikuda, oli paaristõugetega ja ma mõtlesin, et kui vahel natuke teen paaristõukeid ka, aga see oli ainuke viis ja see kestis 8 tundi ja ma vajasin selle perioodi jooksul, selle 8 tunni jooksul väga palju
enesemotivatsiooni, aru saada, kuidas minu aju töötab kriitilises situatsioonis, sest ma olin ka, mõtlesin, ma jätan pooleli, et see poole peal oli võimalus maha tulla. Ma olin nagu nii lähedal sellele, eks ole, ei, Signe, aga natuke veel, et sa ju tahtsid sõita Val di Fiemme sellel suurel olümpiastaadioni peal, tahtsid, siis kütta edasi, on ju. Ja see oli nii vahva, et minu mees ütles, et ta tahtis ka pooleli jätta, aga ta teadis, et mina eales ei jäta pooleli, siis ma inspireerisin teda ka mitte pooleli jätma. Nii et me oleme väga palju oma sellise mõtteviisi ja tegutsemisviisiga tegelikult teistele inimestele eeskujuks. Me saame ühiskonda läbi selle paremaks muuta, kus sina ise investeerid iseendasse kas või natukene rohkem. Nii et ja kutsun sind mõtlema, et kuidas saaks teha oma minapildile restarti. Et mina olen avastanud iseenda jaoks talisupluse. See on hetk, kus ma tõesti ei mõtle ühelegi vastamata e-mailile või tegemata tööle, vaid see on hetk, kus ma tõesti saan teha selle mõtteviisi. Ja mul on olemas ka siin üks raamat, Wim Hofi meetod, kes pole lugenud ja kes pole täna talisuplust proovinud, siis ei pea kohe vette tornama. Alusta sellest, et sa proovid külma duši, kas või 10 sekundit, kas või 15 sekundit. Sealt tekib väga palju sellist nagu uut värskust, uut mõtteviisi. Nii et leia endale see üks viis, millega teha sellist minapildi restarti ja see loob väga palju väärtust. Nii et mina ütleks selle kohta, et minu poolt on täna isegi kõik, aga mul on ka sulle uudis, et üsna peatselt on tulemas sellised minu e-kursused välja. Nii et kuidas olla edukas enesejuht, lõpeta enesekritiseerimine, see on väga praktiline, väga kihvt selline e-kursus ja loomulikult ka tööandja brändi ja tööandja saadikute e-kursus, nii et üsna peatselt minu kodulehel ka leitavad. Ja selles mõttes, et kui tänane teema kuidagi moodi kõnetas, siis võid jagada seda informatsiooni hea sõbra või tuttavaga, aga kontaktid olen ka siia kodulehele, siia veebilehele praegu pannud, nii et saad minuga kontakti võtta. Kui mõni asi tundub, et jäi segaseks või mõni asi, mis nagu üldse nõus pole, siis võid julgelt mulle ka kirjutada. Aga ma praegu teeks hoopis niipidi, et kui keegi on jagamas oma mõtteid veel tänase sellise esinemise või teema kohta, siis ma oleksin hea meelega nõus kuulama või vastama mõnele küsimusele ka. Ma korraks küsin, mis raamat see taastumise raamat oli, mida sa soovitasid? See on Taastu targalt. Nii. Kas keegi on praegu veel mõnda mõtet, nagu kas midagi jäi segaseks näiteks või tahaks millegi üle natuke arutleda või kellelgi on mõni hea nipp? Võtke nüüd julgelt oma ekraanid avatuks ja räägime meil on natuke aega ka veel. Mina ütlen sulle, Signe, suur aitäh, see oli väga inspireeriv seminar ja ma arvan, et ma enda jaoks võtan lihtsalt kaasa praegu selle mõtte, et just see brändi kuvand, et mulle vaata, me teame teineteist juba päris kaua, eks ju, mulle ka tohutult meeldib oma töö ja kõik, mis sellega kaasneb, aga ma saan aru, et tõesti mina kasutan sellist väljendit, et hullult kiire kogu aeg ja siis eile ma alles kogesin seda, kuidas mulle paar koostööpartnerid ütlesid, et ma ei julge su poole pöörduda, sest sul on kogu aeg nii kiire ja siis ma mõtlesin, et seda ma ka päris ei taha vaata. Nii et selles mõttes aitäh, et see oli väga tore mõte, mida kaasa mõtta. Ja just see mõte ka, et kui sul on nagu mingid projektid, et jaga, mis projekte sa teed, vaata, sest tegelikult see on see üks kommunikatsioonivahend. Ehk äkki keegi saab sulle pakkuda ka mõne aja pärast mingisugust muud asja või mis on see kompetents on ju. Sest kui ma tegin ka STB-s tegin tööd, siis ma nägin, kuidas inimesed tegelikult ei tea, mida teeb keegi teine ja ei tea ka, mida teevad, sõbrad ei tea ka, mida sa ise teed, eks ole, ehk kommunikeerige oma tegemisi ja oma töid ja oma projekte. See on turundusviis, see on niisugune nagu loomulik aspekt ja me tahame teada, mida meie sõbrad teevad, nii et see on täiesti nagu mõistupärane. Mis veel? Aitäh, Signe, Egle olen. Mul oli väga kihvt hommiku koosolek koos sinuga. Et väga mõnusad mõtted, kihvt inimene oled ja tõesti aitäh sulle, väga inspireeriv. Aitäh, Egle. Peatse kõnnikoosolekuni. Ja aitäh. Nii, kas keegi ütleb, et ta on täna nagu enesejuhtimises väga hea? Mina võib-olla tahaks ka sõna võtta, ma ei tea, kuulete mind? Jaa, tere, Riste. Tere. Ühesõnaga 2020 aasta alguses ma hakkasin ka nagu teadlikumalt tegelema kõikide nende enesejuhtimiste ja planeerimiste ja
ja eesmärgistamiste teemadega. Ja just selle harjumuse poole pealt ka väga lihtne oli tagasi minna sellisesse niisama kulgemisse, aga siis tegi selle mingi moment, kus sa saidki aru, et nii, ma olen jälle seal kulgemise faasis ja mul on vaja nagu võtta see kontroll enda kätte, panid jälle oma plaanid ja eesmärgid paika. Et hästi iseloomustaski see sama pilt, kus on nagu sellised tõusud ja mõõnad, et sa vajudki sinna auku vahepeal jälle, siis sa nagu tabad jälle selle hetke, et nii, hakka jälle tegutsema ja need eesmärgistamised ja konkreetsed nagu sammud sinna poole, see motiveeribki, siis sa näedki seda nagu progressi. Aga teisipidi, näiteks minu puhul, minul on komme panna väga suured eesmärgid ja ma samamoodi teen tööd praegu, mis mulle väga meeldib ja ma tahangi palju ja kohe ja nüüd. Ehk siis see on nagu see moment, kus ma pean leidma ka nagu endas selle tasakaalu, et mitte nagu liikuda siis selle läbipõlemise suunas, et see on nagu praegu selline proovikivi. See on hästi hea kommentaar, sest et mina võin öelda ka, et ma olen väga selline suurte eesmärkide nagu seadja ja mulle meeldib ka ühelt poolt nagu asju kohe kätte saada, aga ma korraks vaatan, kas ma tahtsin teile tegelikult ühte nagu mudelit näidata, aga huvitav, et see on kuidagi minu slaididest välja lipsanud. Ma kohe vaatan, issakene, kuidas ma seda olen ära kaotanud siis. Ehk et okei, täitsa olemas. Nii, ma jagan korraks teile slaidi. Just selle põhimõttega, et aru saada tegelikult, et kuidas me inimestena funktsioneerime. Ehk me inimestena oleme nagu kolmes mullis põhimõtteliselt, nagu emotsioonide hetkeolukorra kaardistuse mudel. Nii et kui me räägime sellest punasest mullist, seal on see võitle, põgene, tardu nagu olek. Ehk seal võiks olla põhimõtteliselt inimene korraks vastuda niimoodi nagu varbaga porilampi ja korraks tagasi tulla. Ehk et see on see aspekt, kus võiks olla inimene ainult nii hetkeks kui vähegi võimalik. Ehk seal tekib see viha, ärevus, kortisool, adrenaliin läheb lakke ja seal on siis nagu need negatiivne stress, ebamugavad emotsioonid. Siis see sinine mullik on stiimuleid ja vahendeid otsiv. Ehk et see on nüüd see aspekt, kus sina just rääkisid, Ritte, ka, et on äge ja mulle ka põnev ja dopamiin ja ikka uus saavutus ja järgmine spordiüritus ja jälle järgmine asi, eks ole. Ja need kaks mullikest, nii see punane kui see sinine, viivad sind lõpuks mõlemad ühte kohta läbipõlemise juurde. Ehk et inimene võiks olla selles sinises mullikases, stiimulit otsivas mullikases umbes 30%. Ja see viimane mullik, see rahulolu mullike, inimene peaks olema siin keskeltläbi 70%. Ehk et kui sa oled punases mullikases, siis sa mitte kunagi ei märka iseenda mõtteid, sa ei küsi teiste inimeste käest, kuidas sul päriselt läheb, eks ole. Ja mis ma siin veel tahtsin öelda, ehk et me ühelt poolt, kui oleme võimalikult palju selles rahulolu mullis, me oleme ühenduses iseendaga, oma sõpradega ja ma kutsungi mõtlema, et kui me täna päeva alustame, siis see võiks olla selline nagu hetkeolukorra kaardistamise mudel, et täna algas kolmapäev, täna olen ma nüüd selles punases mullikeses või täna oleme hoopis rohelises, eks ole. Ehk väga teadlikult mõtlema, kui liiga palju on sinist, kuidas ma saan tulla sinisest välja sellest rohelisse mullikesse, et olla lõdvestunud, rõõmus, rahumeelne, endorfiini täis inimene, eks. Et see on see mõttekoht, väga selge tööriist, kuidas seda nagu murda. Et see on Paul Gilberti mudel selle hetke emotsioonide korrastamise koha pealt. Kas keegi tahab võtta veel sõna, mis on teda aitanud kodukontoris efektiivsuse koha pealt ka? Ehk et tõesti, ma võtan korraks selle kokku ka, et praegu tasub võtta kindlasti eesmärke kõvasti vähemaks ja pigem leida neid aspekte, millega ennast laadida ja seda mina pilti häkkida. Ja aitäh kõigepealt ka minu poolt, et ma võtsin ka selle võimaluse mitte kaamerat sisse lülitada. Enda jaoks ka kodukontoris on teinekord see tähtis. Aga jah, ma tahtsin ka kiita seda toredat hommikut, mis siin on olnud. Ja võib-olla üks mõte, mis minule kodukontoris väga hästi kogu seda fookust ja kõike hoiab, on olla hästi aus ja lause, et öelda välja lause, et mitte, et mul on kiire, aga öelda, et see ei ole minu prioriteet. Hästi ausalt, kui sa oled kõik need kaardistanud asjad ära. Et see on kindlasti selline lahe lause, mis kodukontoris minuga kaasas käib kogu aeg. Väga hea mõte. Sest prioriteetides saab asi alguse, kui need prioriteete on liiga palju
siis me ka ebaõnnestume ja põleme läbi. Ma olen ise taaskord väga hea näide selle koha pealt, et ma tahan asju liiga palju, aga õnneks elu on õpetanud, et maksimaalselt kuni 3 fookuskohaga, isegi 3 on palju, ma ütleks selle kohta, võib-olla 2 on paras. Nii et ja see oskus öelda, ehk kui sul on paigas eesmärk, siis on väga lihtne öelda segavatel eesmärkidel ei, on ju? Tere, Signe! Tere! Suur aitäh, väga siuke inspireeriv motivatsiooni hommik. Et minu jaoks võib-olla kõige selline kõige olulisem aspekt oli nende lühiajaliste eesmärkide seadmine, millest sa alustasid, et just see 1 kuu ja 3 kuud. Et minu põhitöö praegu on üks hästi pikk dokumentaalfilmi projekt, mis räägib inimsuhetest, mida ma olen teinud juba 3 aastat ja ma teen seda veel 2 aastat. Ja nüüd siin koroona ajal nagu muud asjad on ära kukkunud, reklaame nii palju ei tehta ja siis ongi see, et mul ei ole nagu otsest sellist tähtaega ja siis ma muudkui teen seda natuke ja muudkui natuke teen ja vahel ma nagu mõtlen küll, et et selle stseeni võib-olla tahaks nagu selle kuuga ära monteerida. Aga ei jõudnud, järgmine kuu on ka. Et selles mõttes ma just mõtlesin, et see on väga hea, et ma pean panema paika, mida ma konkreetselt teen selle kuu jooksul, mida ma teen 3 kuu jooksul, sest siis see liigub ka kiiremini edasi ja ma saan teha ruumi mingitele teistele asjadele, mis veel mahuksid nagu sinna kõrvale. Et see ei ole siuke üldine kulgemise flow lihtsalt nagu. Jah, et see pisikesed sammud on hästi nagu tähtsad, jah. Et see kohe nii palju võtab pingeid maha, missuguseid ootusi sa tegelikult täitma ei peaks. Ja siiski, eriti naistele just ma ütlen ka, ei pea olema viieline, ei pea olema. Pane paika parem see fookuskoht ja sa ei pea tegema kõiki asju korraga ära. Nii et see on täitsa nagu mõtteviis, mida me võiksime naistena nagu rohkem nagu juurutada. Ja minu viimase nädala mõte on ka täpselt see olnud, mis ma panin endale kirjaga. Ma ei pea kõiki asju kohe ära tegema. Ametiasutused võtavad aega 30 päeva või 10 päeva, et vastata. Miks ma pean nagu 10 minuti jooksul nagu mingile meilile vastama või midagi sukest. Aga see niimoodi ketrab peas, et ma pean, see on nüüd nii oluline. Tegelikult ei pea, kui korra võtad aja maha, ütled, et okei, ma ei pea, mitte midagi ei juhtu. Just. Ja. Väga hea mõte ja ütleme ka see päeva mõte, et kuidas seal päevas, et luua neid väga teadlikke süvenemise blokke, kus sa tõesti ei võta telefoni vastu, ei vaata e-maili, vaid sa oledki ainult selle ühe artikliga, selle ühe projektiga, siis selle tegevuse kaudu luuakse päriselt tulemust. On ju? Nii et ma ütleks selle kohta enesejuhtimine võrdub süvenemise nagu juurutamine ja arendamine. Ja kõik need tegevused on õnneks täiesti täpselt samamoodi treenitavad nagu muskliteenimine, nii et ja ei ole siin keegi kuidagi sündinud, et on andekam või parem või lihtsalt inimesed viitsivad sellega rohkem vaeva näha. Aga mina ütleks selle kohta, et nii hea on nautida iseenda teadlikud elu. See on nagu kõige ägedam ja sa ei saa mitte kedagi süüdistada, ainuke asi iseenda laiskust või seda, et sa ei viitsi lihtsalt teha asju. Nii et jah, kui kellelgi on mõni mõte, olge julged avama. Jah, ma korra võib-olla kommenteeriks lihtsalt ise samamoodi olles viimased 2,5 aastat iseenda tööandja ja see iseenda motiveerimise ja töös hoidmise nagu teema on igapäevaselt kogu aeg nagu päevakorras, eks, et kodukontoriga käib see ja selle koroonaga mingid asjad on teistmoodi, aga mis mind iseennast on kõige rohkem ikkagi aidanud, et kuigi räägitakse, et kuidas kodukontoris, et sul on suur, ma ei tea, vabadus teha oma tööd siis, kui sa tahad ja kõik need asjad, siis päris elus ma ütleks, et mind aitab kõige rohkem ikkagi rutiini hoidmine. Et seesama, et ma ei hakka nagu ajama üldse seda juttu, et ma sel hommikul ei tee tööd või selles mõttes, et ma ei hakka endale mingeid vabandusi nagu otsima. Et kui sa tead, et sul on need asjad vaja nagu ära teha, siis sa lihtsalt tead, et sa tegelikult hoiad ikkagi mingit nagu stabiilset töö tegemise nagu aega, sest et muidu on see, et sul hakkab nagu see tasakaal sinna teisele poole ikkagi ära minema. Siis sa tunned süümekaid, et sa ei teinud piisavalt palju ja kõik need muud asjad nagu juhtuvad. Ehk et nagu ma saan aru, et võib-olla siuke rutiini jutt tundub kuskilt aastast 20 tagasi, aga mina tunnen, et mind see nagu jälle õudselt palju nagu aitab, et teha see nii-öelda need asjad, mis peab tegema nagu esimeses järgus nii-öelda nagu ära, et pärast seda on nagu mõnusam endal olla.
Aga aitäh, jube palju häid ja toredaid mõtteid, et selles mõttes inspiratsiooni ja tahtmist täna toimetada on kohe palju rohkem kui enne. Aitäh. Keegi siin nüüd kirjutab ka, et tal on pisike laps, et lapse kõrvalt on nagu vähe nagu aega või nagu raske teha. Ja mul on endal on küll niisugused suured lapsed, aga selles mõttes ei tähenda, et nad nagu kuidagi nagu tähelepanu ei vaja. Aga mina ütleks selle kohta, et proovige leida kas siis see varem hommikutunnike või see õhtutunnike, et see kõik saaksid olla praegu selles koroonaperioodi ajal nagu päris iseenda aja, et mängi selle harjumuse muutmisega, et kas varem magama või õhtul hiljem magama, no, mingisugust aspekti, et sa saaksid selle nagu iseenda mindsetiga päris koos olla, et mina olen küll väga julge selle kella 5 klubi armastaja. Ma ei tee seda kogu aeg üldsegi mitte, aga ma teen seda nagu periooditi ja teen seda täpselt nii, nagu mu enesetunne nagu tahab, et ma ei piitsuta ennast, et ma olen sellest piitsutamise faasist üle saanud, aga mina ütleks selle kohta, et ma olin varem õhtu inimene, ma ärkasin selle üles, et mu mees tegi mulle pannkoogi, ta tegi kohvi koodisse, siis praegu on meil vastupidi. Nii et inimesed, kes tahab, siis saab muutust küll luua küll väga selgelt. Aga ma väga soovitan, proovige ja 1-2 korraga ei juhtu mitte miskit. Nii et see on niisuguse nagu harjumuste arendamise kohta. Ja mina tahtsin ka öelda selle kella 5 klubi kohta, et mina alustasin sellega eelmisel aastal just siis, kui see lockdown tekkis, et tundsingi, et midagi on nagu puudu, midagi peab muutuma. Ja see kõlab ka täna, kui ma räägin oma sõpradele, et ma kell 5 päriselt ikkagi ärkan, et ma oleksin nagu kuskilt kosmosest, et see tundub meile nagu nii veider, aga päriselt see annab energiat juurde ja see annabki seda aega just see nii-öelda nagu iseendaga olemiseks, et sa saad ennast fokusseerida, ennast koondada, endaga need mõtted ära vahetada juba hommikul, ennem kui kogu maailm hakkab ringi tiirutama. Ja mina teen samamoodi, et oleneb mingi periood, et kus ma ei saa seda endale lubada, et on selleks mingisugused perekondlikud põhjused või võtsin kutsika, siis ma kutsikaga tõesti, kuna ma öösel pead väljas käima, siis see kell 5 ei jaksa võib-olla tõusta. Aga ma tundsin ka seda, et kuna see harjumus oli juba nii sees, et need perioodid, kus ma ei saa kell 5 ärgata, ma lähen hästi kiiresti nagu päevast krampi või stressi, et midagi on puudu, et ma iseendaga olemise aega ei saa endale lubada ja see hommikune tund aega on nagu maast leitud aeg minu jaoks. Ja väga hea, väga mõte. Siin keegi Priit kirjutab ka, et see kodukontor ja kolleegi teema, et mina ütleks selle kohta ka, et kindlasti võiks teha meeskonnas kokkulepped, et kas hommikuspoolik on süvenemise blokk ja tehakse õhtuspoole telefonikõnesid ja mingeid muid asju. Et väga lihtne on oma päevi niimoodi nagu paika panna, et sa oled iga päev kuidagi nagu kas Zoomi koosolekul, mingisugusel muul kohtumisel, mis iganes, et pange ka meeskonnas paika need kodukontori töötamise faasid, et siis tekib kohe niisugune nagu väga selge raamistik juurde. Siis tahtsin öelda edasilükkamise kohta veel, et kui te olete sellised nagu edasilükkaja tüübid, siis see käib nagu inimestel kõigi kuidagi loomulikult läbi ja siis küsige endalt, et miks ma lükkan seda X tegevust kogu aeg edasi. Ja siis küsige teine küsimus on see, et mis on selle edasilükkamise hind tegelikult. Ja kui sa selle hinna juurde jõuad, siis tekib natuke pilt selgem ja kipub natuke ka motivatsiooni tekkima. Teinekord võib olla sellega seotud mingisugune rahaline aspekt, mainekahjustus, mis iganes. Nii et edasilükkamine on alati seotud mingisuguse hinnaga tegelikult. Ja see põhimõte ka, see 5 sekundi reegel on ikka väga hea, et me paneme vahel, mina ka kirjutan postiti peale, helista emale, maksa prügi, maksa lapse trenn, on ju. Mis sa kirjutad, hakka lihtsalt nagu tegema, et see võtab nii palju ka nagu aega kuidagi on, et see väikseste mina selliseste nagu piltide häkkimine. Aga ma vaatan, et küsimusi mõtted on päris palju tulnud ja selles mõttes on hästi tore, et ma teen nii, et ma laen need kommentaarid kõik alla ja loen need kokku kenasti ja lasen oma tütrele öelda ühe numbri. Ja see number, mis ta siis ütleb, see kommenteerija, kes siis parasjagu on, saab endale siis selle bossi märkmiku. Nii et, aga kutsun täna ka 100 päeva märkmikul on e-poes erihind, kui tahab omale nagu head abimeest, siis see aitab päris palju planeerida ja olla fookuses. Kui kellelgi on veel julgust teha ekraan avatuks, midagi kommenteerides, ma olen väga avatud, me ei pea kohe ära lõpetama. Tere, ma võtan siis sõna üle. Tere. On kuulda ikka, jah? Esiteks, aitäh Signe, hästi palju häid ideid, mõtteid, näiteks 1 kuu fookus, et ma näiteks
väga pikalt olin selline inimene, kes ütles kogu aeg, et no ma ei jõua lugeda, ma tahaks lugeda, aga ma ei jõua ja kuidagi õhtul ei suuda ennast panna üldse lugema. Ja siis täiesti juhuslikult avastasin, et aga tegelikult mulle sobib hommikul lugemine, et ma ei ole veel päris kella 5 klubis, ma olen kella 6 klubis, ma ärkan kell 6 ja enne tööpäeva selline tunnikene loen. Üldjuhul pigem sellist nii-öelda, nimetame siis eneseabiraamatuks, on ju. Nii et veel kord aitäh, ma sain väga palju uusi raamatuid endale sinna listi, mida hommikuti hakata lugema. Ja teine asi, see küsimus, mis ütlesid, et kuidas nagu oma fookust kodukontoris nagu tekitada, siis mina olen avastanud, nüüd siis olen saanud endale korraliku kodukontori, et mul laud liigub üles-alla. Mul on hästi palju erinevaid töötamise võimalusi, et ma saan seista, ma saan palli peal istuda, ma saan tooli peal istuda, ma saan olla vaiba peal pikali, et kõik võimalused, et see on ka tegelikult üks viis, et kui sa vahetad seda kehapositsiooni, et siis see tegelikult aitab ka väga palju sellele keskendumisele kaasa, et sa järsku oled nagu uues situatsioonis, kuigi sa võid teha seda sama, mis siin oli 3-aastane projekt, on ju, aga tegelikult sa oled iga kord nagu uues olukorras ja see nagu aitab hästi palju kaasa. Super, aitäh sulle. Tahtsin ühte asja jagada veel. Kas kui kellelgi on käe peal nutikell, siis mul oli ka see kell juba nagu päris mitu aastat ja varem oli see kell annab ikka märku, et aeg on liigutada. Siis ma vaatasin seda kella, heidin välja, tegin tööd edasi. Kui ma lugesin läbi selle raamatu, siis rohkem ma oma kellaga ei kauple. Ehk et see tuleb nagu nii palju argumente, miks pane kas see pesu kuivama, mine lase koer välja, käi ümber maja, on ju. Nii et see on see aspekt, mis tegelikult aitab sul kohe nagu ajule nagu kerget restarti teha. Nii et ei maksa oma sellega kaubelda kuidagi moodi. Teine mõte on tohutu õpilaine kuidagi läinud, kuule podcast ja loe seda raamatut ja kõik panevad oma Instagrami, kui palju me raamatuid loeme, eks ole. Ja siis tundub vahel, et aga issa, mina ju ei loe nii palju. Mul on see põhimõte ka, et sa ei pea tegema päevas podcasti kuulatamist, raamatu kuulamist, mingit uud asja, vaid pigem tee endale kas nädalane fookus õppimise koha pealt, nädal aega tegeled näiteks oma inglise keelega, nädal aega tegeled ainult lugemisega, on ju, loed, kirjutad, kokkuvõtte, võta nagu fookuste nädalat ja fookuste päevad. See on ka, mis annab sulle nagu rahus selle ühele teemale keskenduda. Kui iga päev üks podcast raamat, sa oled lõpuks hulluks päriselt ka. Et tehke endale fookuste päevad, fookuste nädalad õppimise koha pealt just, et kui me jätkame sellist nagu trammitamist, siis see viib lõpuks läbi põlemiseni päriselt ka. Kellelgi veel mõni mõte? Kõik teevad juba tööd, aga mina ütleks selle kohta, et kui pole rohkem julgeid ekraaniga või ekraanita nagu mõtete avaldamisi, siis ütleks selle kohta, et aitäh ja kutsun julgelt tänast seminari peegeldama oma mõne sõbraga ehk et jaga seda informatsiooni mõne sõbraga, missuguse mõtte sa ka said ja see aitab sul õpitud paremini nagu reflekteerida ja see aitab ka õpitud paremini meelde jätta. Üks väga selge viis, kuidas asju päriselt nagu omandada, on see, et rääkida kuuldust, nähtust ja kogetust. Nii et mõnusad kolmapäeva jätku ja oleme edukad enesejuhid ja oleme ikkagi eeskujuks eelkõige iseendale, oma lähikondlastele ja muudame koos maailma paremaks. Aitäh ja mõnusat päeva!